Tere tulemast True Foresti podcasti, minu nimi on Siim Tõemets ja täna ma siis räägin teile oma loo, kuidas ma üldse olen jõudnud siiamaani ja millega ma täpselt selle True Forestiga siis tegelen ja mida ma silmas pean. Igapäevaselt teenin leiba siis personaaltreenerina ja mingist hetkest siis sain aru, et ma olen seda tööd juba päris kaua aega teinud. Töötan sellel ametil siiamaani, ma väga armastan seda, aga mingisugune kirg minust põleb veel, et teha ka midagi muud sealt kõrvalt. Alustame võib-olla sellest, et kellel üldse True Foresti bränd siis loodud on. Ta on suunatud pigem ambitsioonikatele, eesmärkide täitmisele orienteeritud inimestele. Just nende laadseid või selliseid inimesi me siis hakkame ka siia tulevikus siia saatesse külalisteks kutsuma. Kui nad tulevad siia saatesse, siis saavad nemad rääkida just oma loo läbi siis True Foresti kollektsioonide. Kuna meil ei ole nagu täis kollektsioonid veel väljas, eks ju, siis läbi nende toodet ja läbi nende sõnumite, mis siis mida iga siis toode üritab edasi anda. Täna siis ongi põhiline see, et ma üritan siis rääkida rohkem seda just enda lugu, et kus me siis täna oleme siia jõudnud. Kuidas siis minu lugu võib-olla alguses sai, et nagu ma ütlesin, ma olen töötanud siis personaaltreenerina üle 7 aasta ja üks hetk tundsingi, et see on tore, ma armastan oma tööd kindlasti. Ja ma teen seda hea meelega ilmselt järgmised 10 aastat või ma alati olnud, kui ma oleksin üle miljonär, siis ma jätkaksin seda sama töö tegemist, küll aga lihtsalt ilmselgelt väiksemas mahus ja inimestega, kes minuga on olnud algusest saadik. Aga ühel hetkel minu sai kogu aeg siukene nagu ängistus sees, et ma tundsin, et võib-olla, et kõik, milles ma nagu hea olen ja mida ma olen siiamaani saavutanud või teinud, siis on alati selles nagu treeningu või spordimaastikus sees. Ja sellest tulenevalt mul olid nagu siuke vastuoluline seis minu enda sees, kus ma tundsin, et ma nagu tahaks teha midagi hoopis teistsugust, aga võib-olla, et ma ei oska või ma ei ole kindel, mis see võiks olla. Siinkohal siis shoutout mu sõbrale Vic Hallile, kelleni ma jõudsin üldse läbi puhta juhuse. Niimoodi, et ma jõusallis mingi aeg rääkisin oma mures siis oma sõbrale, kes soovitas omakorda Vicit mulle, siis ma sain temaga kokku. Põhimõtteliselt on siis siuke nagu personal branding coach enam-vähem, et kes aitabki siis tegelikult täpselt seda, mis seirus mina olin, et aitab siis selgusele saada rohkem selles, et millest teha tahad, et kuidas seda ärimudelit üles ehitada ja võib-olla endast ka selgus saada, et mida sa reaalselt lõpuks siis teha soovid. Ja seejuures ongi hästi veider see, et ma ju ei teadnud, mida ma täpselt teha tahan. See kõik oli siis eelmise aasta oktoobris, kui saime esimest korda, saime siis Vikiga kokku. Ma ei osanud öelda, mida ma täpselt tahan, ma just rääkisin ära, kes ma olen, kus ma tulen ja siis ma hakkasin võib-olla rääkima rohkem nii-öelda oma hirmudest, et ma ütlesin, et ma ei tunne nagu, et ma tahaksin edasi suruda just ainult nagu, et seda personaaltreeningute viisi või seda tööd siis niipidi, et ma nagu hakkaksin seal promoma ennast, tehes nagu isikubrändi kogu selle kuvand ümber, et ma olen personaaltreener, et ma tahaksin midagi täiesti muud teha. Ja siis, kui Vik küsis minult hästi palju ebamugavaid küsimusi, siis ma jõudsin üks hetk sellise olukorrani või sellisesse seisu, kus ma tundsin, et ma tahan luua hoopiski mingisuguse toote. Et teenust ma juba pakun, et oleks huvitav väljakutse sinna kõrval luua mingi toode. Ja siis juba läks minu jaoks nii-öelda pilved mu pea kohalt siis haihtusid, et ma sain juba vaikselt aru, et mulle meeldiks teha riideid. Eks palju oli võib-olla olnud selliseid inimesi mu ümber, kes olid varemgi sellest rääkinud, aga ma ei olnud kordagi nagu, mul ei olnud seda äratundmisrõõmu, et ma tahaksin ka kindlasti luua oma riiete brändi. Aga tol hetkel seal istudes see tundus nagu õigel hetkel täpselt mulle mõeldud ideena, kuna T-särgid on mu lemmikriidese nii-öelda siis koos jalanõudega, aga jalanõude tootmiseni on veel tükk tööd minna, siis saigi selgeks, et alustan riidebrändiga ja esimese asjana just läbi siis T-särkina. Ja see oli see minu let's get it moment nii-öelda, kus ma siis panin täis süstitud indu, motivatsiooni, et yes, ma hakkan midagi täiesti uut tegema, ma hakkan seda täiesti nullist tegema, muidugi alguses ma arvasin, et ma hakkan seda üksi tegema ja nii oli ja see oli see minu siis see let's get it moment, mida ma tahan tulevikus võib-olla saatekülalistelt ka nagu välja uurida, et mis hetkel neil oli see miski, mis neid kõnetas hüppama tundmatusse või selle tee algusesse, mille poole peal nad näiteks praegu on või mille suunas nad liiguvad. See selleks, lähme minu looga edasi. Ma ei tulnud kohe selle peale, et see let's get it nagu
panna sinna tikandina särgi peale, aga mu peas hakkasid jooksma mingisugused mõtted. Et mulle sobis see riidebrändi teemaga sellepärast, et seal nagu ma saan panna peita sinna ära piisavalt palju iseennast, ilma et see nagu karjuks või et see oleks seostatav kohe minu, ma ei tea, näoga näiteks. Et ma saan sealt luua kogukonna, kuhu ma saan koondada mingisuguse kindlate ühisnimetajatega nii-öelda inimesi. Ja see võib olla ka ajas muutuv, et eks ma arenen sellega, see True Forest areneb nii-öelda siis üheskoos minuga. Aga nende T-särkide juurde siis tulles, et ma mõtlesin, et kindlasti ma tahan tulla 3 T-särgiga välja, need võiks olla 3 erineva värvilahendusega, need võiks olla kindlasti oversize, sest et ma olin ükskõik kust ma otsin oversize T-särki, ma ei leidnud seda, ehk siis ma tundsin, et see võiks olla miski minu nii-öelda nišš, millest võib-olla alustada. Ja et need särgi värvid oleksid piisavalt erinevad, teistsugused ja disaini ambitsioon tuli siis samamoodi, et ma ei hakanud väga kaugelt otsima, see siis tuli juba rohkem minu tatoveeringutest, mis ongi võib-olla sellised mingil määral universaalsed, eks ju, et rohelise särgi peal näiteks mets, siin on, eks ju, lõõmav päike või siis pruuni särgi peal on 2 pääsukest. Et igal ühel on piisavalt palju tõlgendusruum ja samal ajal on minu jaoks nagu mingisugune tähtis sümboolika seal sees olemas. Otsin juba koostööpartnereid, läbi kelle hakata siis nagu tootma neid asju ja ma hakkasin mõtlema juba brändi nimele kõigele sellele, aga ma ei suutnud välja mõelda ei logo ja lõppkokkuvõttes tuli välja ka selles, et ka disainis mul oli kindlasti abi vaja. Pikk jutt lühidalt, ma leidsin enda tänaseks koostööpartneri Hanna Rattasepa, kellele ma olen üliõnnelik, sest et ilma temata ma ilmselt siiamaani mõtleks ettevõttele või brändile nime välja. Tema mõtles välja kogu selle logo, mis tegelikult on ju päeva lõpuks ikkagi brändi identiteet. Et see oli uskumatult hästi mängitud sõnade mäng, mulle meeldis, kuidas see välja nägi ja kõik sellega seonduv, nii et sellest hetkest, kui ma olin Hanna poole pöördunud ja ta saatis mulle esimesed visuaalid, siis ma olin müüdud ja Hanna oli pardal. Hannat ma kaaslan rohkem just selliseste kreatiivsete tegevustega, kus siis peab nagu loomingulist poolt veel rohkem välja tooma, sest et meist kahest on tema kindlasti rohkem see kunstiinimene. Tema siis aitas mul minuga koos välja siis arendada nende toodete disainid, esimesel 3 siis T-särgil. Ja kuna see kogu see momentum oli minu jaoks nagu peas olnud nagu otses mõttes, let's fucking get it. See oli selge, et ma tahan seda nagu välja tuua kuidagi, olenemata, et see ei segaks siis nagu seda brändi logo ja see võiks olla kuidagi nagu eraldi välja toodud. Ja siis mulle meeldis väga see mõte, et ma toon see tikandina välja. Nii me leidsime kogu aeg, iga särgiga leidsime siis ühise keele ja liikusime samm-sammu edasi. Sealt edasi oli lihtsalt raske töö ja vaev, kus tuli siis hakata tegema contenti, kus tuli hakata siis tegema veebilehte, aga nagu ikka siis aitab, alati kui sul on probleem, siis aitab sellest rääkimine. Erinevatel ajahetkedel ma rääkisin erinevate inimestega sellest, et kui kaugel ma selle ettevõtmisega olen või kuidas me enam-vähem läheb ja paratamatult erinevatelt inimestelt ma sain mingisuguseid juhtnööre või siis mingisuguseid abikäsi, et kes aitaks mind veebiarendusel. Heli Oravale siinkohal suur aitäh, et suurepärane fantastiline töö. Kel iganes kunagi on vaja veebilehti üles teha, siis tema on see inimene, kelle poole pöörduda. Kristjan Ruus näiteks aitas mul teha toodetest, särkidest siis esimesed need tootefotod, mis said ka hästi läbi mõeldud meile, et tegime siis 3 erinevas lokatsioonis, 2 erinevas võttegrupis, kus olid siis mõlemas 3 modelli, 2 meest ja 1 naine. Esimesed olid tehtud metsa vahel ja liivakarjääris, et mitte et nüüd olnud liivakarjääris oleks olnud lapsepõlves, aga siiski Nõmmel üles kasvanud ja metsade vahel on kõik minu lapsepõlve mälestused. Hästi siuke maadlähedane ja earthy vibes on meil juba nende särki värvide näol, et selles suhtes kõik tundus, et nagu jookseb kokku ja on igati loogiline. Üks oli Paraadnas, kus me nagu tootefotode väljapanekuni ei jõudnudki, aga neid me saame kasutada siis erinevalt ära enda pildipangas ja tuua välja erinevatel sotsiaalmeediakontodel, aga see oli hästi nagu vahva, et väga paljudel võib-olla ei teki mõte, et oma toodet promoda siis kusagil, ütleme veneaegsemas siis Paraadnas kusagil trepikodades. Ja viimane oli siis tõesti ühe kesklinnas asuva kortermaja katusel, millest kukkus ka fantastiline üritus välja. Suuremal või väiksemal määral need kõik nende siis lokatsioonid, need inimesed, kes mind aidanud on, mul on nagu
kõik on minu jaoks olnud alati hästi läbi mõeldud ja ma olen hästi tänulik kõigile, kes on siiamaani nagu minuga koos pardale hüpanud ja mind sel teemal aidanud. Nagu ma ütlesin varem ka, et ma tahaks tekitada sellele brändile ümber siukse kogukonnatunde, et see ei ole ühe inimese nii-öelda sisse tallatud tee. Kui need särgid olid valmis, siis mingi hetk me olemegi siis, ütleme nüüd said sest kevadel valmis, et mul läks enam pool aastat aega, et lõpuks tuleb mingisuguse tootega välja füüsilisel kujul enda kätte saada. Ma olen tegelenud nende turustamisega ja mul oli kindel siht, et ma alguses tahaksingi jätkata nende 3 T-särgi turustamist, et kuni nad on natukenegi siis kanda kinnitanud Eesti turul või et tal on mingigi äratuntavus, mis minu arvates on väga hästi läinud ka, et inimesed pigem tunnevad need kaugelt ära, need on nagu hästi äratuntavate värvidega ja omapärase disainilahendusega, et ma teadsin kohe, et ma ei hakka kohe terve kollektsiooniga välja tulema, et pigem tekitada läbi mingisuguse toote siis selle brändiga tugevuse äratundmise rõõm ja siis sinna ümber hakata siis erinevaid võib-olla tooteid või erinevat siis mürtsi nii-öelda arendama. Minu jaoks on samamoodi tähtsad, et kogu aeg see nagu jutustaks mingisugust lugu, võib-olla täpselt siis just see, et kus mina parasjagu oma elus näiteks olen või siis näiteks kas või miks mitte ka tagasi vaatata, et kuidas mingisugused eluetapid läinud on. Nüüd siis talveks mul mingid asjad, mida ma plaanisin võib-olla natuke suuremalt teha, ei ole nii suurelt veel välja saanud kukkuda, aga iga asi ilmselt omal ajal. Pool aastat hiljem oleme siis välja tulemas kohe ka oma uue mürtsiga ja selle näol siis seekord pusaga. Mõtlesime selle üle ka Hannaga pikalt, et kuidas siis või mis disain sinna võiks tulla. Seal oli võib-olla meil rohkem eriarvamusi isegi kui särkidega, mis on huvitav särkidega. Meil oli 3 erinevat disaini, värvid, kõik see tülli ei pidanud kellegagi minema, et saime pusadega, saime ka omavahel ikkagi lõpuks räägitud. Kuna me oleme teel sellest, et me ei tea, mis saama hakkab, ei ole veel võib-olla nii tugevalt levikut, et me oleme ikkagi väga nagu alguses ja lapse kingades oma asjadega, siis sinna selja peale sai siis lõpuks otsustatud, et tuleb kirjana kokku True for creating your own story. Et võib-olla kui see let's get it moment on eemal ja saad juba selle sammu astuda millegi suunas, et siis nagu püsid selle rajal, isegi kui sa võib-olla ei tea, kuhu see välja jõuab, aga tähtis on see, et sul on mingisugused vahe-eesmärgid ja et sul on mingisugune visioon, kuhu sa tahad liikuda. Ja kui sa lihtsalt teed seda kire ja armastusega ja teed seda võimalikult kvaliteetselt, siis ma usun, et varem või hiljem see toob mingil määral on see kasumlik. Et kui see ei ole finantsiliselt, see võib-olla toob su ellu inimesi, kellega sa varem ei oleks võib-olla kokku võrganud või siis toob sul mingisugused muud võimalused, mida sa ei oska isegi ette kujutada praegu. Aga see on vähemalt see minu lugu, kuidas siis praegu see siiamaani kulgenud on. Selle uut pusa kindlasti näeb ka juba meie järgmises episoodis lähemalt. Ja nüüd, kui võib-olla on aru saada sellest, et kuidas ma olen siis selle tee tulnud ja et ma olen olnud ikkagi väga pikka aega personaaltreener, siis ma lihtsalt, ja see on kogukonna kasvatamisele suunatud platvorm, siis ma olen loonud ka antud meie True Foresti kodulehele sihukese sektsiooni nagu treeningkavad. Ma peamiselt tegelen ikkagi kogu aeg läbi selle sotsiaalmeedia ainult riidebrändi promomisega ja selle ülesehitamisega. Küll aga see on see treeningkavad sektsioon olemas, sest et mul on lihtsam neid müüa läbi ühise platvormi kui kusagil eraldi 3. kohas veel. Miks mitte siis inimesed, kes soovivad kasu saada minu pika aja jooksul kogutud teadmistest või lihtsalt abiga, et enda treeningutel siis saavad kasutada ka seda väljundit, et saavad uurida, missuguseid treeningkavasid me seal kodulehel pakume ja kellele mõelduna ja nii edasi, et seal saab alati tutvuda ka nendega, aga et võib-olla kui mõistate rohkem minu lugu, siis on see ka arusaadav, et miks need üldse seal esindatud on. Tulevikus siis külalised, et saavad siis samamoodi, kui me kutsume käia külla, saavad samamoodi jutustada oma lugu läbi nende sammude, peamiselt just see, et mis see nende võib-olla see let's get it moment oli, millal see mingi plõks nende peast ära käis või millal nad otsustasid millegi nimel hakata rohkem tööd tegema. Samuti võib-olla siis seda, et kus nad oma selle looga praegu on või kuidas neil siiamaani läinud on. Kindlasti jään ootama ka teie tagasisidet, kuidas teile esimene episood meeldis, ühtlasi ma väga avatud ettepanek keda saatesse kutsuda või missuguseid teemasid tulevikus käsitleda. Et teid sellega aidata, siis ma loosin kõikide inimeste vahel, kes kommenteerivad Spotify's või YouTube'is meie esimest episoodi, loosin välja ka ühe True Foresti T-särgi. Nii et olge agarad ja võtke kindlasti osa. Ehk siis Spotify's või YouTube'is lihtsalt on vaja kommenteerida midagi toredat. Tore oleks, kui jälgite meid ka sotsiaalmeedias, näiteks Instagramis. Sotsiaalmeedias oleme nüüd aktiivsemad ka TikTokis, Facebookis, YouTube'is, Spotify's, nii et kindlasti jälgige meid igal pool. Aitäh teile kuulamast ja
järgmise korrani.